tere tulemast, tere õhtust. Sa oled väga andekas. Aitäh, Grete. 22. aasta tööd juba ande kallal. Me käisime ühes koolis. Okei. Aga missuguses koolis? Kunstiakadeemias, Tallinna Ülikoolis, Pirita Majandusgümnaasiumis, Lasnamäe üldgümnaasiumis, missuguses? Lüüg. Ja, okei. Ja Lüügis ma käisin kõige kauem, 6.–12. klassini. Siis oli veel kunstiklass ja midagi sellist ka olemas. Tere tulemast vaatama Värvikuninga jutupintslit. Seekord on väga väike pintsel. Tegelikult mul on väiksemaid pintsleid ka. Eile ma tegin peenemaid asju, siis nagu neid jooni, siis oli veel väiksem. Täna siis on kuivanud, kiirema värviga ei pea ootama 2 nädalat, et värv ära kuivaks, et saaks edasi teha. Et nendega on lihtsam, et isegi laivi ajal on juba ühest otsast kuivanud ja teisest otsast saab edasi teha. Ja mis juustuga juhtus, nii ei saa Valhallasse. Mis juustega juhtus, nii ei saa Valhallasse. Mis juustega? Juustega, mitte juustuga. Okei. Ei mõtlesin, et peaks šampooni pealt kokku hoidma, et automaksu arve kirjutati kokku ja siis hoian natukene šampooni pealt kokku. Kammimisaega läheb ka vähem. Muidu ma kammisin 3 tundi, täna ma kammisin 2 tundi. Kas sul on kassipusa? Ei ole, mul on koerapusa. Ma enne käisin koeraga jalutamas ka. Siin peal on koerad, et need ei ole kassid. Kas sul on koer? Ei, mul endal ei ole koera. Ma lihtsalt käisin koeraga jalutamas. Selleks, et koeraga jalutamas käia, ei pea endal koer olema. Aga mul on endal koer olnud ka. Koer ei ole siin. Praegu ma olen töötoas, teen tööd. Töötoas ei ole loomi. Tere, kiilakas, näed välja nagu kõrvadega munapea ilma juusteta. Aitäh, abiks ikka. Parem kui mitte midagi. Tere, kena härrasmees. Tere, kena nahktibi. Ise oled ka nahkpea. Kõigil on olemas peanahk. Nii minul kui sul, kui kõigil teistel. Mis teed? Maalin pooleli olevat tööd edasi. See on maalilaiv. Kas oled õlimaali ka katsetanud? Jaa, olen küll jah. Ma teen õlimaali ka aega-ajalt. Mul on just õlimaal on siin taga. Et seda ma teen ka mingi aeg edasi. Ma laivis tegin seda vahepeal. See peaks nüüd olema kuivanud. Õlimaali puhul see ooteaeg on tohutu pikk. Et kui ma maalin mingi osa ära, siis et edasi maalida peab see kuivanud ka olema. Siis õlide kuivamine võtab väga pika aja, mõnikord võib mingi 2 nädalat kuivada vahepeal. Praegu ma teen akrüüliga ja siis see kuivab praktiliselt kohe ära, nii et juba laivi alguses ja lõpus tehtud asjad saab laivi lõpus juba üle teha, et kuna on kuivanud või täiendada edasi. Pesuga võiks ka nii olla. Mis pesuga? Laivi alguses paned kuivama ja lõpus on kuiv. Nojah. Muidu pesuga oleks nagu õlivärviga, et paned kuivama ja 2 nädala pärast on kuiv, siis see oleks päris halb. Aga see võiks olla üle. Oleneb, kui pikk laiv on. Teed mingi päev otsa laivi, siis võib-olla isegi kuivab ära. Äkki kuivatiga saab kiiremini, et paned korraks kuivatisse ja kuivati on 4 tundi või? Siis saad päris pika laivi teha. Ma ei tea, kui pikk mul laiv on. Ma tavaliselt teen laivi täiesti suvalise pikkusega, et mul ei olegi mingi planeeritud, et ma teen just täpselt 2 tundi või tund aega, või teen täpselt nii, nagu tuleb. Et mingi hetk panen käima ja siis vaatan, mis sellest välja tuleb, et jooksvalt midagi teen. Siis sul on suunurgad vahust valged 4 tunni pärast, kui suu jahvatab ainult. Võib-olla küll jah. Mingi poliitik suudab kauem ka jahvatada.
kuidas sul läinud on? Kuule tegusalt, võtsin ühe pooliku maali kätte ja nüüd hakkan seda edasi tegema. Enne ma nuputasin, kuidas soojamüüri ehitada, siis küsin kellegi Potsepa käest, äkki ta saab appi tulla. Aga nüüd vahelduseks hakkasin jälle ühte poolikute maalide hulgast välja võetud maali edasi tegema. Neid jätkub, ega see ei ole viimane, mul on neid veel. Küsi Ott Sepa käest. Ma ei tea, kas Ott Sepp on ka Potsepp. Ma mõtlesin Potsepa, mitte Ott Seppa. Aga noh, abiks ikka. Pärast ongi, järsku Ott Sepp oskabki, siis järsku tuleb teeb ära ka veel. Siis saab lisaeksponaadi, Ott Sepa tehtud soojamüür. Siis on hästi väga tubli oled, jõudu jaksu. Aitäh sulle ka. Punaste pükstega politsei. Võib-olla. Ta võib olla see, kes sa tahad, et ta oleks. Ma veel ei ole välja mõelnud, mis tegelane sellest tuleb, aga sellest tegelasest tuleb keegi. Tegelikult on toolijalg, aga ta võib olla mis tahes tegelane. Ta on lihtsalt kuju või kujuline toolijalg. Ja värvid vaikselt kuivavad, siis peab juurde kallama. Muidu kuivab kätte ära. Toolijalakujuline inimene. No enam-vähem, jah. Kunagi tehti sambaid, mis olid ühtlasi ka kujud. Et nad olidki inimese kujulised sambad, siis sealt tuli see mõte. Siin neid on 3 tükki tegelikult. Võib-olla on 4 ka, aga mul on praegu 3 tükki neid. Siin on üks tegelane ja siin on ka üks tükke väike. Pensionisambaid on ka 3. Okei. Midagi on, jah, räägivad nendest. Mõnikord tulevad poes pensionisamba diilerid vastu. Vahest ma viitsin nendega isegi vestelda. Kas selle pildi nimeks saab tüdrukute õhtu? Miks ka mitte? Ma ei ole sellele nime pannud, aga võib mõelda. Igasuguseid nimesid võib panna. Kui sinu jaoks on see tüdrukute õhtu, siis ta sinu jaoks võib seda olla. Need diilerid on petturid. No põhimõtteliselt võivad olla küll, jah. Et pettuse komponendid on neil olemas, nad pakuvad diili, mis diili pakkumisel on täitsa tavaline, teiste pakkujate suhtes samamoodi. Et diil on väga hea diil pakkuja jaoks, aga mitte pakkumise saaja jaoks. Et pakkumise puhul ei ole kunagi sätestatud, et kelle jaoks see pakkumine hea on. Aga no nendel pensionisamba diileritel, eks neile makstakse selle eest, et nad seda inimestele pähe määrivad. Muidu seda keegi ei taha. Kuhu su pats kadus? Kuule, ma mõtlesin, et peaks natukene kokku hoidma šampooni pealt. Et automaksu arve kirjutati kokku ja siis ma mõtlesin, et peab äkki šampooni pealt kokku hoidma, et siis saab automaksu arve ära maksta. Ja kammimisaega läheb ka vähem. Ma enne kammisin 3 tundi juukseid, nüüd ma kammin 2 tundi. Keskkonnasäästlik. No võib-olla on jah mingis mõttes. Kas seljakarvad ja kõhukarvad said ka likvideeritud? Ei, need kasvavad juurde. Ma kaenlaaluse karvad punusin patsidesse. Siis patsi ots on varrukast väljas. Kui üle kasvab, siis ma lõikan varrukast välja ulatuva osa maha ja teen sellest pintsli, nagu näiteks siukse väikse. Pildi taustal kärje kuvandi ilmnemise tõttu sobiks nimeks ka emalendurid. Abiks ikka võib küll, jah. Siin tekib juba huvitavaid mõtteid. Kaenlaaluse karvad punusid pintsliks. Ei, ma punusin patsiks. Kui pats liiga pikaks läheb, siis ma võtan patsi otsast maha ja siis teen sellest pintsli. Muidu pärast on patsi ots varrukast väljas. Värvi kuivamise laiv. Värv kuivab, sa ei saa siin üldse rahus maalida. No las ta kuivab. Peabki mingi aeg ära kuivama. Siis ma saan edasi teha. Kui alt on värv märg, siis ma ei saa järgmise kihiga peale minna. Aga eks ma jooksvalt vaatan. Vahepeal ajan paar sõna juttu ja siis jälle tõmban paar joont juurde. Et
sellest, et värv kuivab, sellest ei ole midagi. Peaasi, et pintsli otsas ära ei kuiva, siis ma pean atsetooniga pesema hakkama, et see kätte sealt saada. Miks sa oma maale ei müü? Müün küll, neid saab täiesti vabalt osta. Mul galeriis on terve ekspositsioon neid olemas ja internetis on ka olemas. Internetis ei ole originaalid, originaalid on galeriis, et originaalmaale saab osta ainult minu käest. Maalist tehtud postkaarti või T-särki või posterit saab internetist. Info on mul olemas. Sotsiaalmeedias saab täiesti kätte kõik vajalikku. Mul tuttavad on tahtnud osta ja oled juhatanud nad trükiste juurde. Okei, selge pilt. Ja seda saab ja originaale saab ka. Tule vaata kunstigaleriis iga pühapäev kella 12-st 18-ni on lahti. Galerii info on iga video lõpus või siis vähemalt kirjelduses. Et see peaks mul ka sotsiaalmeedias olema esimene postitus. Nii et täiesti vabalt on võimalik osta. Aga selles mõttes, et pensionifondi diileri stiilis ma tõesti ei müü. Aga ega see vist maalide puhul ei töötagi, et maalide puhul ikka ostavad need, kes käivad näitusel või galeriis vaatamas ja siis vaatavad, et see võiks neile koju sobida või nende kollektsiooni sobida. Ja siis sealt läheb juba asi edasi. Ka internetist trükised ja värgid, need on ka olemas.